Kui me 2 aastat tagasi Panditopsi teenust kasutama hakkasime, pidime tegema inimestele suhteliselt palju teavitustööd ja samamoodi pidi seda teavitustööd tegema ka Panditopsi enda meeskond. Kui ma mõtlen tänase päeva peale, siis me oleme jõudnud tegelikult sellisesse kohta, kus Panditops on täiesti tavaline nähtus igal festivalil, üritusel, mis tahes sündmusel, et see on täiesti tavaline asi. Ma arvan, et Panditopsi edu ei olegi vaja tegelikult väga kaugelt otsida. Et kui sul on teenus, mis on keskkonnasõbralik, mis aitab meie ürituse ökoloogilise jalajälje suhteliselt väiksena hoida, mis on korraldajale soodne ja mugav lahendus. Kui ma mõtlen täna logistika peale, mis Panditopsi teenuse tellimisega kaasneb, siis tegu on ju tegelikult väga-väga lihtsa ja mugava asjaga. Kõigepealt ma tellin kindla arvu topse, mida mul on üritusel vaja. Nemad pakivad nad ära, nad tulevad mugavates transpordikastides, jõuavad ilusti mulle üritusele. Mina teen oma peo ära, pakun ja serveerin inimestele joogid ära, panen topsid ilusti samasse transpordikasti tagasi, tõmban need kollase nipukaga kinni ja saadan need tagasi pessu, et nad saaksid uuesti juba järgmisel üritusel minna. Ja minu arust kogu selle asja idee ongi see, et see üks tops võib suve jooksul käia, ma ei tea, mitmekümnel erineval üritusel. Et kui keegi millegi pärast ei olnud Panditopsi teenusest ja ideest nagu varem kuulnud, siis mina kui ürituse korraldaja julgen seda kõigile soovitada, et hoiame koos loodust.